pisukest tagasisidet ja jagada välja auhinnad. Tere! Kas te kuulete mind? Jaa, väga hea. Aitäh teile, meil on olnud väga lõbus teile kaasa elada, on näha, et ise olete nautinud siin laval mängimist ja ka saalis publikuks olemist. Ja väga ilusti olete kuulenud ka saalist. Nii et see on väga tore. Hästi palju on nähtud dekoratsioonidega vaeva, selle tooksin eraldi välja. Aga ma tahaksin natuke rääkida ka mingitest tähelepanekutest, mida kõrva taha panna, et edaspidi oleks mäng veel, kuidas öelda, mängulisem ja et oleks julgem olla. Kas mõnikord on niimoodi laval olles ka, et natuke hirm on peale tulnud, et ei ole, jah. Aga kas kellel on ikka vahel, jah? Mis te siis teete, kui on hirm? Okei, minul on niimoodi, et mul hakkab käsi värisema, kui mul on hirm. Ja jalg hakkab mõnikord värisema ja hääl hakkab natuke värisema. Aga mis aitab, on see, kui ma tean, mida ma teen. Kui ma tean, mida ma mängin, kes see tegelane on, keda ma mängin ja sellisel juhul ma ei karda. Eks ole? Ma toon välja mõned tähelepanekud. Kui te näitlejana teate teksti, teate, mis edasi saama hakkab, siis mõnikord tasub mõelda, et kas minu tegelane ka teab, mis edasi saama hakkab. Näiteks, kui mina ütlen Astridle, et ma sõin su koogi ära. Teine võimalus on see, et me teeme samamoodi, aga ma tean seda näitlejan ette. Ma sõin su koogi ära. No ka see on tegelikult variant. Aga mõnikord on lihtsalt niimoodi, et ma tean, et Astrid on minu selja taga, aga minu tegelane peaks ehmatama tema tuleku peale. Aga ma mängin ette, sest ma juba näitlejana tean, et ta kohe tuleb, eks ole. Või ma juba ehmatan ette, aga ta ei ole veel midagi teinud. Et võite mõelda selle peale, et kui mina näitlejana tean, mis edasi saama hakkab, siis minu tegelane alati ei tea ja nii põnevam, eks ole. Nii, soovid sa vahepeal midagi öelda? Jaa, ma lihtsalt tahan siin seda rääkida, nagu mina olen praegu Astrid, eks ju. Ja sina oled sina, eks ju. Aga kui te siit nüüd täna ära lähete, siis minu küsimus on, et kas te teate selle punase peaga piraadi päris nime, mida ta igapäevases elus teeb? Ja sa tead, et meil oli seal konverentsiks üks piraat, eks? Vaata, see ongi nii, et kui mina sind lava peal vaatan, siis sina jääd minule meelde siis kas selle nõiana või hundina või kellena iganes, eks ju, see on roll. See on roll, eks? Ja ma ei tea, mis su selja taga toimub, kes sa oled koolis, kes sa oled kodus emale, isale, eks ju, saad aru, eks ju. Lava on see võimalus, teater, miks ma armastan teatrit. Teater annab sulle võimaluse olla keegi, kes sa ei ole. Sa tahaksid olla printsess. Mina tahaksin olla printsess ja rikas võib olla, eks ju, aga ma ei ole seda. Ja siis ma lähen lavale ja ma kujutan endale ette, kuidas mul on need kuldsed rüüd. Ja kuidas ma olen ja kuidas ma kõnnin sellega. Et võt see sama, et sa pead tegelikult seda rolli luues endale ette kujutama. Et kui ma olen keegi, eks ju. Ma võib-olla ei tea, eks ju, ma võib-olla mitte kunagi ei saa olla sipelgas, aga nüüd ma kujutan ette, mis võiks olla sipelgas. See on väikesele inimesele keeruline õpetaja, see on teile praegult, aga see mõte ka sinna juurde, eks ju, roll. Ja üks asi, mida ma armastan kõige rohkem, ma armastan seda, kes kellega käib. Et sa võtad selle teksti ja vaatad sinna teksti peale ja mõtled selle peale, eks ju, et näe, see ei salli seda. Või see ei armastab seda. Sa mõtled selle käigu ennem läbi ja saad seda siis pärast seal lava peal lihtsalt näidata.
keeruliseks läks. Aga ma arvan, et juhendajad saavad aru väga hästi, millest jutt praegu oli. Tüübid tänavalt, kas te olete mõnikord kõndinud tänaval, lapsed, ja mõelnud, et vaat see tädi või onu kõnnib väga kummaliselt, kuidas ta kõnnib? Ta kõnnib kuidagi nagu, mida see kõnnab tema kohta ütleb, kuidas ta kõnnib praegu? Kas on sinust erinev? Kui te mängite kedagi, kes ei ole, te ei mängi iseennast, siis mõelge selle peale, et kuidas see tegelane, keda ma praegu mängin, võiks kõndida, kuidas ta võiks liikuda, kuidas ta võiks kätt tõsta, kuidas ta vett võib juua ja see muudab juba huvitavamaks selle karakteri. Hästi oluline asi on see, kui te laval räägite. Laval võib rääkida ka väga vaikselt, aga mõte peab olema selge ja jõudma viimasesse ritta. Kas te kuulsite? Jess. Laval sosistamine on midagi muud kui päriselus sosistamine, eks ole, jõudke viimasesse ritta. Hästi oluline asi on see, kui te olete aksis, teate, mis on aksid? Näe, ma näitan sulle. Nii, need on aksid siin. Näed need asjad? Nii, need on aksid. Ja kui nüüd Astrid on seal aksis ja teie publikust näete teda? Siin on trepid, me saame sellest aru, eks, et siin on trepid, eks. Aga kui Astrid näeb sealt publikut, siis ilmselt teie näete ka Astridit, eks ole. Ja kui Astrid on seal piilumas, siis minu fookus publikust läheb ka kohe sinna, et mis seal aksis toimub. Suva see, mis seal laval on, seal aksis on midagi palju põnevamat. Nii et ärge piiluge sealt, eks ole. Mina räägin teile ühe loo siia juurde. Mina õppisin Inglismaal ekraanil näitlemist spetsiaalselt ja siis meil oli selline õppeaine nagu ekraanivõitlus. Ehk siis see on see, et kuidas kakelda nii, et see teisele haiget ei tee. Ja ekraanil võitlemisel on üks selline põnev relv nagu võlukepike. Ehk siis sul ongi mingisugune siuke võluri, suuremad lapsed võib-olla teavad juba Harry Potterit, et sul on relvaks on võlukepike. Ja sellega saab ka siis teisi kas ilusaks haigeks võluda või siis hoopis saab sellega haiget teha. Ja kui me siis seal tunnis olime ja katsetasime seda võitlemist ja võlumist, siis tegelikult on ju see, et meie olime ikkagi klassiruumis. Meie ümber ei olnud võlumetsa, meie ümber ei olnud mingisuguseid võlukeskkondi, mida päriselus üldse ei ole. Ja sama asi tegelikult on juba lava peal, et minu venni Astrid rääkis sellest tegelasest, et see ei ole päriselt sina ise, siis keskkond ei ole ka päris sina ise. Et see keskkond muutub ka kas siis võlumetsaks, koolimajaks, kohvikuks, milleks iganes. Ja sinu ülesanne on oma kujutlusvõime tööle panna, et seda ümbrust näha ja selle võlukepikesega, miks ma sellest rääkisin, on see, et sa teed selle liigutuse ära, see võlukepiga võitlemine ja võlumine on väga sarnane nukuteatrile ka tegelikult mingites tehnilistes asjades, väga sarnane pantomiimteatrile, mida me ka täna nägime. Ja ma tahan sellega öelda seda, et kui sa selle asja ära teed, et näiteks kui mina tahan kärbile nüüd võluda jänese kõrvu, siis ma teen selle liigutuse. Ja nüüd ma kujutan ette, et tal ongi jänese kõrvad, aga ma ei tee seda nagu, et ma teen ühe korra ja siis ma natuke võib-olla mõtlen ja siis ma teen seda veel ja siis ma teen seda kuskilt teise nurga alt veel, et siis see mingi hetk ei toimi ja publikul hakkab igav. Ehk siis me näiteks kui sellest harilikust piiet, siis saab nüüd nukk. Ja kui on nukuteater ja näiteks keegi teeb sellele harilikule piietsile haiget ja ta muutub kurvaks, siis ta muutub kurvaks. Me saame aru, et ta on nüüd kurb. Ta võib veel suuremalt muutuda. Aga ta ei saa seda teha korduvalt ja korduvalt, sellepärast, et kui sa istud publikus, siis hakkab maru iga seda vaadata. Ja siit üks selline nipp, et kui sa midagi oled teinud, siis see võib-olla ka ikkagi nagu juhendajatele rohkem, et ei kordaks juba tehtud asja. Publik saab aru, ahaa, nüüd ta on õnnetu, mis nüüd edasi saab, me tahame teada, mis edasi juhtuma hakkab.
et mitte nagu üle korrata tegevusi. Konkreetne algus ja lõpp. Tegevusel ja mõttel on konkreetne algus, kusagil ta hakkab, kusagil ta lõppeb. Samamoodi nagu kusagil hakkab tükk. Me oleme laval valmis, me oleme valmis alustama. Me võtame hetke. Ja nüüd me alustame ja see on konkreetne algus. Ja ta lõppeb kusagil. Aga kui jupp veel on sagimist, tuled ei ole veel kustu läinud, aga juba laval hakkab mingi liikumine pihta, siis ma tegelikult ei saa aru, et kas tükk hakkas nüüd või ei hakanud. Selline mõte ka. Aga mis me siin ikka rohkem niimoodi tähelepanekuid praegu välja toome, tegelikult see on ju ülimalt äge, et emakeelepäeval muidugi sellised väljendid, aga see on väga ilus ja hästi tore, et meil on võimalust, et on seda materjali, mille pealt me saame neid märkamisi teha, et liikuda siit ainult julgelt edasi. Tekstide eest tahan tänada. Ja tahan tänada tekstide eest. Aitäh õpetajad, et te need tekstid leidsite ja et te olete väga palju eeltööd nagu vaeva näinud, sest ma tean, et juhendaja kõige keerulisem hetk on see, et mida me siis mängime. Ja et see tekst või see materjal, mille sa leiad, eks ju, see ka sinu õpilastele nagu meeldiks, see on ka ju oluline, eks ju. Sest professionaalne näitleja kinnitatakse rolli ja tema mängib seda teksti, eks. Aga teie saate omavahel selle kontakti luua, eks ju. Ja et tehke ikka veel ja me hakkame nüüd audusustama. Nii, Eesti otsib supermaagi. Miia Kangur. Oota, see ei ole see. Aga Miia Kangur saab tõepoolest. Tule Miia Kangur, ükskõik kas see on see etendus või ei ole, eks ju, me oleme valesti pannud endale asjad, anna andeks, kullakene. Palju õnne. Miia Kangur on meil tegelikult hoopis kui jänese teisile asusid. Anna andeks. Nii, me oleme sassi tõstnud natukene, oota, me natukene vaatame, kus see. Näe, siin, jaa. Nii, nüüd me jõudsime õigesse hetke, kohe, vabandust. Ja nüüd on ikkagi see Elva avatud noortekeskus, Eesti otsib supermaagi ja Anette Eliis Mägi. Elli Maienno. Lauriin Pross. Nüüd me oleme õigesti ees. Nüüd me jõudsime punamütsikeseni ja Loreen Tammsalu. Kuidas lapsed kooli ei läinud. Andri Vikat. Ja lustimise jaoks ikkagi sinna esimesse klassiga kollektiivne preemia, eks ju, tervele trupile. Meil on teile siin üks tore mäng, olge hea, selle mängimise juures mängige veel kõik koos, et Elva gümnaasiumi esimene C-klass, eks ju, meil on teile lustimiseks preemia. Aitäh, ma saan aru, et nüüd on see sagimise hetk, eks ju, kes ilusat koolipäeva ja kui te koolist ära saite, on ka ju tore, eks ju. Meil oli nii meeldiv teiega kohtuda.